Infosüsteemi moderniseerimine kasutusjuhendite abil. Infosüsteemi mudeli koostamine. Infosüsteemi arendamise juures on kõige keerulisem täpselt kindlaks määrata, missugust süsteemi on vaja ehitada. Nõuete kogumise faasis tuleb paika panna üksikajalikud nõuded selle kohta, mida süsteem tegema peab ja kuidas. Kuna varases infosüsteemi arenduse järgus tehtud vead võivad hiljem kalliks maksma minna, siis tuleks kasutada spetsifikatsiooni väljatöötamisel IS-mudelit, millest nii äripool kui ka programmeerijad ühtemoodi aru saavad. Kasutusjuhend on kasutaja ja infosüsteemi vahelist interaktsiooni tekstiline või graafiline kirjeldus. Sisaldab mingit stsenaariumi kirjeldust, kus kasutaja annab midagi süsteemi sisendisse ja süsteem reageerib sellele vastavalt tuttava väljundiga. Tuvastatav väljund ei pea olema tingimata visuaalselt vaadeldav. Võib sisaldada palju alternatiivseid stsenaariume, kuid on olemas alati üks peamine. Kasutusjuhtumitel põhinev IS-arenduse keskendub kasutaja vajadustele. Kasutusjuhdiagramm. Kasutusjuhdiagramm on joonis, mille abil kujutatakse süsteemi suhtlus kasutajate ja väliste süsteemidega. Kirjeldab graafiliselt, kes ja kuidas süsteemi kasutab, nagu meil on siin näha kasutusjuhend. Kasutaja, inimene, teised infosüsteemid, primaarne kasutaja suhtleb otse infosüsteemiga. Välistele kasutajatele saadetakse või tema käest küsitakse infot. IS nõuete kogumisel tuleb vastata järgmistele küsimustele, et kindlaks määrata süsteemi kasutajad. Kust tulevad süsteemi sisendid? Kellele antakse süsteemi väljundeid? Kas on vaja liideseid teiste süsteemidega suhtlemiseks? Kas esineb automaatselt kindlal ajal aset leidvaid sündmuseid? Kes haldab informatsiooni selles süsteemis? Kasutusjuhendite nimetamine ja määramine. Aitab küll.